Tere! Austatud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, austatud Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule arhiivi kollektiiv. Tervitan teid Põlva lasteaiast Mesimumm oma armsast spordisaalist. Mina tahan teid tänada mulle osaks saanud auhinna eest, milleks on presidendi Rahvaluule kogumispreemia. See on suur au võtta vastu sellist kõrget auhinda ja ma olen väga tänulik. See on mulle suureks tunnustuseks ja märgiks, et minu aastatepikkune töö Rahvaluule arhiivi kogujana on vilja kandnud. Minu tööd on märgatud ja tunnustatud. Suur aitäh teile. Samas on see mulle motiveerivaks teguriks edaspidiseks. Tahan kindlasti jätkata sel huvitaval kaastööliste teel, et saaks panna kirja lugusid ja juhtumisi, mida tulevikus saaksid lugeda huvilised. Samas tänan oma kolleege lasteaiast, kellega koos on palju tehtud, lastega koos mängitud, üritusi korraldatud, oli millest kirjutada. Minu teekond Rahvaluule kogujate hulka sai alguse just siit Mesimummi lasteaiast. Oma 2 esimest lugu kirjutasin lasteaia teemadel. Tahaksingi nüüd veidi tagasi vaadata oma aastatepikkusele tööle kogujana. 2010. aastal leidsin Mailboxist küsimustiku lasteaia pärimusega. Mõtlesin natuke ja asusin pikka ja põhjalikku küsimust täitma. Aega kulus mitu nädalat, sest tahtsin olla põhjalik ja kirja panna kõik eredamad lood ja mälestused meie lasteaiast. Detsembris saatsin lasteaiapärimuse Kirjandusmuuseumi poole teele. Ma ei osanud sellest midagi arvata, mõtlesin, et ehk sain kellelegi kasulik olla, kuid kevadel 2011 oli üllatus väga suur, sest sain kutse pidulikule vastuvõtule Rahvaluule arhiivi. Tutvusin lähemalt selle majaga, mis on nagu vaimsete ja ajalooliste väärtuste tempel minu jaoks. Sinna on alati tore minna. Selle 10 aasta jooksul on seal palju kordi käidud, peaaegu et igal aastal. Alati on minu tööd tunnustatud, mis on mulle suureks auks. Siinkohal saangi tänada Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule arhiivi, kes hindab väga oma kaastööliste panust ja motiveerib meid meelespidamise ja auhindadega, toreda kontserdi ja koosviibimisega. Niimoodi saame aru, et oleme teinud tänuväärset tööd, et meie töö on vajalik. Südames oli hea tunne, kui nägin sealsel seinal näitust, millel 1958. aasta suurendatud foto minu lapsepõlve kodust, kus peal minu ema, isa, majanaabrid ja sõpruskond. See on ajalooline väärtus. Uhke tunne on, et olen suutnud jäädvustada oma vanemate ja esivanemate eluolu ja nende ammuste aegade väärtusi. Teine töö lasteaia teemadel oli mul osavõtt laste mängude kogumisvõistlusest. Mina lasteaiaõpetajana ei kahelnudki üldse. Lausa pidasin oma kohuseks laste mängud kirja panna. Neid on aastate jooksul ise välja mõeldud ja kasutatud vanu mänge ning kaasaegseid mänge, loetud raamatutest, otsitud internetist, käidud koolitustel. Panin kõik lastele meeldivamad mängud kirja. Arvasin, et niimoodi suudame järgnevatele põlvedele edasi anda ka meie eelnevate põlvede mänge ja tegemisi. Usun, et ka 100 aasta pärast leiavad lapsed üles need mängud, mõnegi nende hulgast ja mängivad neid, nii nagu meiegi mängime lastega vanu rahvamänge. See on suur väärtus mängida oma esivanemate mänge. Aasta oli siis 2014, minu kogutud lastemängud said tookord fantaasiamängude preemia. Meie mängime näiteks oma lapselapsega korstnapühkija mängu, mida on õpetanud mulle minu vanaema, et ka pärimus toimib. Nii ta on läinud. Igal aastal kuulutati välja uus teema ja tahtsin väga kirjutada. 10 aasta jooksul valmis 9 suuremat tööd ja eelmisel koroonakevadel palju lühemaid jutukesi ja mälestusi. Minu maastikud oli järjekorras 3. ja tundus algusest kõige raskem teema, kuid mõeldes ja vaagides ma leidsin väga palju materjali, millest kirjutada. Lisasin fotosid ja nii valmis mul sisukas töö. Pärast mõtlesin, kuidas mulle küll esimesel pilgul võis tunduda, et polegi millestki kirjutada. Alati tasub mõelda ja peale hakata. Liigun ju lastega iga päev maastikul, jookseme, mängime, korraldame väljasõite. Meid ju ümbritsevad kõikjal maastikud. Sõitsin tihti endisesse Sangaste valda maakoju. Need maastikud on unustamatud.
Üks tore koht Valgjärve poolt Põlva poole sõita, mäest alla sõites avaneb maastik nagu maal. Eriti sügisel on ta väga ilus. Eestis on väga palju võrratuid paiku, mille maastikud pakuvad elamusi. Taevaskojad oma võrratu loodusega on kui püha paik minu jaoks, sest seal olen sündinud ja üles kasvanud. 4. kogumismaterjal valmis teemal Minu elu ja armastus. See oli Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks välja kuulutatud elulugude võistlus. Mina ei kirjutanud päris oma elulugu, kuid kirjeldasin pildikesi lapsepõlvest, mis minu arvates on kujundanud minu elu ja teinud minust sellise inimese, nagu ma praegu olen. Mineviku pildikestega võrdlesin enda tegevust ja elu tänapäeval. Võrdlusmaterjali oli küllaga ja sai paralleele tõmmata, et kõik saab alguse lapsepõlvest. Üks kõige meelepärasemaks teemaks oli minu jaoks minu aed, lilled ja puud, kus sai kirjutada oma kogemustest loodusliku aia rajamisel. Teemad sisaldavad palju küsimusi. Neid lugedes tunnen ära, kui kodus ma antud teemaga olen. Kõik lilled endal seemnetest aretatud ja istutatud puud ja põõsad kirjutasingi, kuidas mul kujunes Sangaste vallas Maarjalille talus looduspärane aed. Olin jäädvustanud paljudel fotodel ja nii kujunes töö veelgi sisukamaks. Kui olen ise midagi praktiliselt läbi teinud, pakub sellest kirjutamine eriti suurt äratundmist ja rõõmu. Paljud püsililled sai ise aretatud, seemnest kasvatatud ja pärast kohale istutatud. Siis oli huvitav oodata kevadel, missuguseid õisi taim mulle näitab. Nendeks lilledeks olid peamiselt kukekannused ja päevakübarad. Aedvaak on üks minu lemmiklill. Nendest suurtest huvitavatest lilledest sai kujundatud isegi hekk. Ja see kajastus ka kõik minu töös. Järgmine oli minu vanaema lugu, mida oli tore ja põnev kirjutada. Ja väga vajalik tutvustamaks vanaemade aegset elu. Kirjutasin põhiliselt emapoolsest vanaemast Almast, kes oli minu arvates otse kui elav pärimuskultuuri kehastus. Lapsena ei saanud sellest aru, kuid nüüd taipan, et nii see oligi. Ta oli oma ajastu võrdkuju. Tema hoidis meid, kui vanemad olid tööl. Ta tegutses kodus, ta tegi süüa, talitas loomi, koristas ja kõik majapidamistööd lendasid tal käes. Seda kõike tehes laulis ta vanu laule, eestimeelseid laule ja rahvalaule. Tänapäevalgi lauldakse neid. Peale selle jutustas ta lugusid, kuidas vanasti oli. Rohi olevat palju rohelisem olnud, kevad olevat varem saabunud, kari olevat kiiremini välja saanud ja äike oli kõvasti kimbutanud. Neid lugusid oli lõputult. Ta mängis meiega, andis meile mõistatusi mõistatada. Kuidas ta küll seda kõike jõudis, on omaette küsimus. Kuid vanasti jõutigi rohkem, sest elu oli raskem ja tööd oligi rohkem. Vanaema oleks meile kui alateadlikult pärimuskultuuri tunde andnud ja seda kõike mööda minnes oma töö kõrvalt. Olen talle väga tänulik. Väga hea oli kirjutada esemetest meie rännakuil. Mulle on alati meeldinud vanad esemed ja nad on mind väga huvitanud. Mul on esemeid, mis saadavad mind juba lapsepõlvest saadik. Nendel kõigil on oma lugu ja mis kõige toredam, nendest saab välja võluda uusi esemeid. Näiteks vana õmblusmasin, mille ostis minu isa umbes 1966. aastal ja vanad kangasteljed, millega kudus juba minu vanaema Liina. Niimoodi säilib põlvkondade vaheline side ja endal on ka põnev. Vana õmblusmasinaga vanadest lappidest tekki õmmelda on väga kasulik ja kokkuhoidev. Hoiame vanavanemate pärandit, hoiame loodust, toodame vähem prügi. Nii saab ka ajas tagasi minna esivanemate maailma ja mõistatada, mida nemad võisid mõelda selle sama vana esemega töötades. See oli nii põnev ja huvitav. See on ka austusavaldus esivanematele. Me väärtustame nende töid ja tegemisi. Esemeid oli nii palju, et kirjutasin sel teemal koguni 2 tööd. Teine oli vana aidavõtme saladus, kus tutvustasin vanast aidast leitud esemeid. Arutlesin asjade kestvuse ja nende elu üle. Leidsin, et asjad elavad nii nagu inimesed. Neid on hoidnud ja väärtustanud ning nendega ümber käinud. Kuidas on vanu esemeid üles leitud ja uus elu taas sisse puhutud. Mõned asjad on lihtsalt alles hoitud. Näiteks kallid esemed, tikitud linik minu poja poolt, kingitus naistepäevaks 1986. Lapse meisterdatud käsitööese kannab endaga kaasas positiivseid mälestussi ja iga kord, kui ma seda vaatan, meenub mulle midagi väga toredat. Nostalgilise väärtusega asjad on oluliseks vahendiks, et tuju tõsta.
Meenub see hea päev, kui ese kingiti ja meenuvad veel teisedki lõbusad tegevused, mis on seotud nooruse ja lastega. Eelmisel aastal oli kogumisteemaks vägivald Eesti kultuuris. See teema tundus ka esialgu küllaltki raske, aga mõeldes oli väga palju, millest kirjutada. Siinkohal tooksin näiteks ühe vanaema väga huvitava ütluse. Vanaema mainis veel, et kunagi ei tohi õhtul raha lugeda ega käes hoida, sest sambrak kuuleb ja tuleb ja võtab su raha ära. Nad võivad õhtuti uste ja akende taga kuulata, mis kuskil tehakse. 1966 ütles vanaema niimoodi. Teemasid arendades koostan kõigepealt kava, nagu kooli ajal tegime. Süsteem peab olema, siis hakkangi need kavapunkte ükshaaval läbi töötama, materjali koguma. Tööprotsess on selline, mida ma naudin, sest peale tulemuse, mis peab valmima, saan ka emotsionaalset laengut pildistades, mõtteid kogudes, fotosid otsides vanadest albumitest, mis on omaette väärtus, meenutades ja kirja pannes mõtteid uurides ja küsitledes. See on otse kui kohtumine eelnevate põlvedega ja ka jutustamine tulevastele põlvedele. Olen lugenud ka väga palju kirjandust, sest alati ise ei tulegi kõige peale, millest võiks ka kirjutada muu hulgas. Lugedes tuleb äratundmine, et mul on ju ka nii olnud ja vaatenurgad laienevad. Õhtul 3–4 tundi arvutil klõbistades on minu jaoks hea töö. Siis uuesti läbilugemine, täiendamine, lisamaterjali kasutamine. Järgmisel päeval uuesti läbivaatamine. Tuleb veel paremaid mõtteid ja uusi ideid, nii need tööd valmivad. Aega kulub umbes 2–3 kuud. Unistus on kirjutada oma käega ja isegi sulepea ning tindiga üks kogumistöö. Selleks on vaja ainult pealehakkamist. Kõike ei peagi trükkima. Trükkimine on tänapäeval nii tavaline. Ka nii saab meenutada minevikku ja kooliaega. Mind ajendavad kirjutama lapsepõlves kogetud hetked. Loetud raamatud, vanaema jutustused, huviraamatute ja armastus emakeele vastu, kogemused. Mind paneb kirjutama ka töö lastega, sest lapsed tihti küsivad mineviku kohta. Tahan ka jäädvustada vanade aegade võlu ja meie kaasaja tegemisi, mis kunagi muutub samuti ajalooks. Pean seda väga vajalikuks tegevuseks. Mulle kirjutamine sobib ja ma tahan seda teha. See on ka mulle endale väga hariv ja vajalik. Lapsepõlvest meelde jäänud lookesed panevad mind kirjutama. Siinkohal tahan meenutada, kui hea oli kirjutada esimestest raamatutest oma elus ja Abitsast. Meelde tulid Ellen Niidu toredad luuletused ja kuidas ma lugema õppisin. Niimoodi mõtiskledes ja kirjutades säilib side mineviku ja lapsepõlvega. Väga palju on andnud töö lasteaias. Me oleme korraldanud rahvamängude nädalaid, vanavanemate pidusid, folklooripidusid, perepäevi ja see kõik on mind väga inspireerinud. Me oleme kõik pärit oma lapsepõlve maalt, kust me tuleme, kes me oleme ja kuhu suundume. See on igivana teema, mille üle ikka ja alati juureldakse. Meie juured on meile kõigile tähtsad. Minu lapselaps ütles ükskord vanaema, vanasti oli kõik teisiti. Vanasti olid pruudid, selle üle me hakkame veel arutlema, keda ta pruutide all silmas pidas ja mida mõtles. See näitab, et juba väikesed lapsed tunnevad huvi mineviku vastu. Võib-olla valmib kunagi sellest ütlusest veel kirjutis, mida lapsed mõtlevad minevikust. Oleks tore ka laste ütlused kirja panna, mõtteid ja plaane on. Ma arvan, et meie lood rikastavad meid kirjandusmuuseumi abiga, kus need kirjutised saavad peaaegu igavese väärtuse. See materjal jõuab niimoodi Eesti inimesteni, kelleks on huvilised, lapsed, õpilased ja kõik, kes endiste aegade mälestusi kalliteks peavad. See on nagu aken, kust sisse piiludes leiab üles vanade aegade hõngu ja võlu. Mineviku mälu on kindlasti eduks tulevikus, ega asjata öelda, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Ka meie kaasaegne elu on homme minevik, hea kui saab kirjutada kõigest, erinevatest ajastutest ja eluetappidest. Sellepärast ma kogungi, et tahan edasi anda järgnevatele põlvedele. Soovin, et inimesed võtaks kaasa minevikust parima, lisaks uut juurde ja muutuks seeläbi paremaks. Soovin, et kiirustamine lõpeks ja inimesed saaksid teha asju järele mõeldes targalt, huvitavalt ning loominguliselt. Tore, et Eesti Kirjandusmuuseum on andnud nii hea võimaluse kaastööks. Tänan tunnustamast minu senist tööd ja aitäh kuulamast!